nii, sihuke tore asi nagu tähestik. mul on ta rõivaste hoolduse, lihtsalt veitse rõivaste hoolduse töölehe. tähestikku ma kasutan, kui on mingi suurem teema, ehk kui ma teen mitu tundi ühte sama teemat. ehk ma kaardistan esimesel tunnil, kui suur on lapse sõnavara selle teema kohta. ehk ma lasen iga tähega kirjutada neid sõnu, mida ta teab juba selle teema kohta. aga ma ei kontrolli seda lehte sellel esimesel tunnil. ta paneb selle oma mappi ära, aga ma käin klassis ringi, ma vaatan, mis need sõnad on. aga me ei räägi sellest töölehest. et ma teen selle enda jaoks. siis me läheme oma teemaga edasi. ja siis, kui see teema hakkab lõppema, siis ma ütlen lapsele, et võta see oma tähestik uuesti välja, võta teine värv ja kirjuta teise värviga nüüd juurde, mis on need sõnad, mis sa oled nüüd juurde saanud. ja siis laps saab vaadata, palju nüüd on tal neid uusi sõnu juures. ja siis ma lasen lapsel võtta veel kolmanda värvi ja siis me ütleme kõvasti välja, et nagu üksteise pealt, mis sõnad need on. ja siis ta kolmanda värviga kirjutab veel need sõnad, mida ta teistelt kuuleb ja mida ta saab siia. et noh, see on selline, et kui on siuksed suuremad teemad, kui on üks tund mingi teema, siis noh, lihtsalt ei jõua. see on selline tore mäng nagu Alias. kõik me oleme mänginud, eks ole. poes on olemas looduse on oma, on spordi oma, on gurmee oma. gurmee oma on mul klassis olemas, korralduse tunnis. aga sõnad on päris rasked. aga õnneks tal on niimoodi, et tal on vist kas 6 sõna, et mingi sõna see laps ikka leiab sealt. aga ma olen teinud ühesõnalisi lapsele vastava teemale, et see ongi konkreetselt selle teema jaoks. aga neid sõnu on päris palju. et ma toetan ka neid sõnu rääkivate seinte, sest tihtipeale on ka noh, et see väike spikker on tal seina peal. meie lapsepõlve lemmikmäng. must mõtsu, oleme kõik mänginud, eks ole. kui mul nüüd see on tehtud Alias, siis ma kiire liigutusega täpselt samas suuruses olen juurde teinud ka need musta mütsu kaardid, et ma saan ühest mängust teha kiiresti juurde teise mängu, et leia paar, et ühendan siis pildi selle sõna ja niimoodi saan musta mütsu kaardid. kunstitunnis on täpselt samamoodi, siin on paremini näha, on siis kunstiteos, tuleb siis autor, tuleb siis autor ja teos kokku viia. saab täpselt samamoodi teha. ainukene, mille nüüd saab poest osta, on seesama mustkärbseseen, mida ma saan kodunduse tunnis nagu suht üks-ühele kasutada, et siin on need seente nimed. kusjuures selle musta kärbseseenega on see sügisnalja. istume koolisööklas, 2 kolleegi, Eesti filoloogid räägivad omavahel, üks neist õpetab ukrainlaseid. ukrainlased on alles tulnud meile sellel sügisel. olid siis rääkinud tunnis, mida nädalavahetusel teevad. ja Ukraina tüdrukud siis noh, mingid elementaarsed algelised eestikeelsed sõnad on neil olemas. ja siis kõik rääkisid eesti keeles, milliseid seeni nad käisid metsas korjamas. ka õpetaja ei ole päris eestlanna meil, ütleb, et aga isegi mina ei tea eesti keeles neid seenesõnu, mida Ukraina tüdrukud teavad. aga nemad käivad mul vahetunni ajal mängimas. Nendele väga see musta kärbseseened meeldivad. et niimoodi tuleb, aga see noh,
ka jälle mitte eriti teadlikult, sest et nad hakkasid õpetajate päeval mängima, kui asendusõpetajad käisid tunnis. Ja siis nad on lihtsalt käinud vahetunni ajal minu juures mängimas. Ma ei luba oma õppevahendeid nagu klassist välja viia, et nad kooli peal jalutama ei läheks. Aga klassis võivad käia mängimas. Aga Ukraina tüdrukud teavad, milline on kukeseen ja nii edasi. Niimoodi. Sõnamängud. Me kõik oleme mänginud, eks ole? Aga minna nüüd öelda direktorile, et mul on 5-6 karpinit sõnamänge vaja. Ma arvan, et direktor saadab meid kuradile kõiki. Aga see on natuke kergemalt. Ma olen lamineerinud sellised ruudustikud. Seda ruudustikku ma olen võib-olla 10 rohkem aastat kasutanud. Koroona aeg tõi meile kõikidesse klassidesse need puhastusvahendid, need pihustid, eks ole. Sellega saab hästi puhastada. Seda ma kasutan puhastamiseks. Kulub päris palju. Aga ma ütlesin direktorile, ma hästi desinfitseerin praegu. Märgin ära mingi tervet seda, ma märgin ära mingi selle piiratud ala. Oleneb, kas nad siis mängivad 2 või 3. Märgin peale ristikesed siis, et neid ruute ei kasuta. Ja siis annan täpselt samad moodi mingi teema kohta, et nüüd mängime. Milliseid sõnu sa tead? Ja kui see tund lõpeb ära, siis teen selle puhtaks ja järgmine tund mul on jälle puhas. Et mina olen hästi suur selles mõttes lamineerimisfänn, et mul on enamus asjad lamineeritud. Et kui ma teen endale midagi, see võtab päris palju aega. Aga see lamineerimine kaitseb minu aega ja minu tööd. Et see maksab võib-olla heal juhul €2, kui ma ära lamineerin ja teen. Nii. Siis on selline kummud klassis. Et olen teinud PowerPointis sellise kummuti ruudustikud, seal on 9 ruutu. Iga ruudu peale kleebin. Ja vastavalt teemale kleebin mingi sõna taha. Siin on viimasest jäänud mul kudumisteema. Ma ei luba neil, kuna seal peavad hakkama arvama, et mis sõna seal sahtli taga on. Aga esiteks ma olen nii kuri, et ma ei luba kunagi öelda, et õpetaja teeme selle kollase sahtli lahti. Nad peavad ütlema, et sealt ülemisest reast, kas esimene sahtel või see 3. sahtel. Et ainult värviga ei saa. Ja siis nad peavad hakkama küsimusi esitama. Ja mina ütlen siis ainult, kas jah või ei. Ja siis on mul lihtsalt, et rabasin kaasa. Viimane kord oli meil kudumise teema peal. Et selline punkt. Seda ma olen ka kuskilt koolitused saanud. Millised koolitused? Enam ei mäleta. Nii, mida ma siis veel kasutan? Ristsõnu kasutan. Ristsõnu on hästi igasuguseid ja hästi palju. Aga ristsõnu ma ei tee nendes spetsiaalsetes programmides. Ma armastan väga seda Wordi programmi. Wordi oskame me kõik kasutada. Igasugused sõnaruudud, ajame tähti segamini. Et neid sõnaruute ja selliseid, neid saab ka laps saab üksinda neid teha, neid saab ka mitme peale teha. Et need on mul töölehtedelt praegu siia välja võetud. Et neid saab eraldi teha, neid saab mingi ülesandena sees teha. Et sellised asjad mul olemas. Nii, doominod. Need, mis mul siin pildi peal on Viljandi Kultuuriakadeemia poolt välja antud. Siin on kindakirjamustrid, seal on arhailine tikand, aga siin ei ole seda keelt taga. Aga keele saab ju ka taha panna. Et samad moodi, et saab pildi, saab keele.
ja nad peavad selle jada siis kokku panema. Vastavalt siis sinu teemale. Saab jälle igas aines kasutada. Vastavalt, mis sinu teema on. Sudokud. Matemaatiline mäng. Matemaatikaga pole nagu eriti midagi minu tunnis aeg-ajalt teha. Aga sõnu kuidagi rühmitada ikka saab. Olen samatmoodi teinud nendele sudokudele sellised lamineeritud põhjad. Ja siis vastavalt teemale peavad nad kuidagi teema kohaselt. Et igas reas peab siis olema üks aedvili, üks puuvili, üks mari ja siis siin on üks maitsetaim. Et ta peab teadma seda sõnavara, mis meil tunnis on ja ta peab need ära rühmima. Saab samatmoodi kasutada sudokut. Et ei ole ainult numbrid. Et selline tegelane. Mida saab kasutada? Mängukaardid kunstiavalikus. Need on Kumu poolt välja antud mängukaardid ja kunstikaardid. Need on sellise toreda paki sees. Neid ma soovitan eesti keele õpetajatele. Neid on 42 kaarti pakis. Ma olen nad enda jaoks ära lamineerinud. Siin on reprod kunstimuuseumi kogudest. Kui ma ütlesin 42 tükki. Ühel pool on pilt ja teisel pool on mingi ülesanne. See pilt ja ülesanne ei ole omavahel seotud. Et siit saab 42 erinevat ülesannet. Aga need ülesanded on selles mõttes hästi toredad, et need panevad keelt rääkima. Tegelikult oma tunni nende samade kaartide peale. Panin siit mitmest kokku. Et esimene ülesanne oligi see, et lapsed pidid siit 42 kaardist valima välja maastikumaali. Seejärel nad pidid seda maastikumaali kirjeldama 10 omadussõnaga. See oli siis nagu lõiming eesti keelega. Selle nad kirjeldasid ära. Seejärel panid nad tagasi need kaardid. Istusid paarilisega, seljad vastastikku, valisid uue kaardi ja hakkasid paarilisele seda uut kaarti kirjeldama. Aga nad hakkasid seda kaarti kirjeldama läbi geomeetriliste kujundite ja see paariline pidi joonistama seda, mida see teine ütles, nägemata seda. No geomeetrilised kujundid on juba matemaatika. Lõiming matemaatikaga. Ja siis nad panid pärast need kaardid tagasi ja siis see, kes joonistas, pidi siis ära arvama, mida ta joonistas. Nii et ühte tundi sai siis kokku panna nii eesti keele matemaatika kui kunsti. Et nad on Kumus täitsa müügil ja see komplekt maksab 9 €. Et seda kaardikomplekti ma tegelikult soovitan. Ma jätan nüüd siia laua peale, et te saate vaadata. Ja hästi sama tore komplekt on, ta praegu on Kumus otsa lõppenud, aga nad aeg-ajalt teevad uue. On kunstiõpetajatele, aga samatmoodi soovitan ka keeleõpetajatele, mitte ainult eesti keel, ka teised keeled. On ka, siin taga on ülesanded, mis sobivad ka keeletundidesse. Siin on küll ka öeldud, et nagu nende kunstiteoste kirjeldamiseks, aga ma tean ju, et te ju seal eesti keel või keeletundides ju ka kirjeldate ka mida iganes. Et siit lihtsalt need küsimused on nii toredad ja nii head. Ja te mõtletegi, et on küll toredad asjad, aga see võtab ju meeletu aja, et neid teha. Võtab meeletu aja, et ega ma neid ei ole ühe õhtuga valmis teinud. Et õpetajal ei ole aega. Aga kus seda aega saada, et neid mänge saada? Et põhikoolis, kes töötab gümnaasiumis, on natukene parem.
et loovtööd, laske lastel teha loovtööks endale õppematerjali. ja hästi tore on, ülikoolidel on ju Dispace'id. väga paljud tegevõpetajad on ju läinud uuesti õppima. ja kui te seal Dispace'is natuke otsite, siis viimastel aastatel on väga palju tehtud õppematerjale õpetajate, üliõpilaste poolt, aga need on ju tegelikult keegi meie seast. et tegelikult on ainult ju printimise vaev ja lamineerimise vaev. aga me lihtsalt ei tea seda, kui suurepärast tööd on tehtud. et otsige ja on olemas. et ei pea isegi enda aega kulutama. aga kasutage lapsi ka ära. et teie saate loovtöö, laps saab loovtöö ja teie saate õppematerjali. nii Diana. sa võid vist mängida veel midagi? võib mängida. aga mängime ühe korra aliase läbi. ma annan mitu rühma meil on? 1, 2, 3, 4, 5, okei. ma annan igale rühmale, mängime ühe ringi läbi. kodutehnika peale. seletate. segama ei pea, nad on niigi segamini. ja seletate kaaslasele, millise kodutehnikaga on tegemist. Te olete 8. tõmbab pakist ja seletab. tõmbab pakist ja seletab teistele, millega on tegemist. üks külm magustoit. nii, ja kui see tehakse tegemist on kodumasinaga. masin. ma panen omakorda joogi sisse. kott või konteiner. masin. no kõik on masinad. kõik on masinad olemas, järelikult on. ma tean, selle külmkapil on see õige küsimus esitada. kõik me armastame, eriti hommikul, kohvimasin. õige. võib teha mahlapesja. seda vedelab sellist asja. see on see, kus me tavaliselt hoiame toitu. seesama asi jälle, mis ma ütlesin enne, et paned sügavkülmikusse. sääst ja asja. teate selle asja? jaa, õige. kui sul on särk hästi kortsus, siis sa sellega must asi, mida seal juuakse hästi palju täna. kohvimasin. jah. munakeed ja Munakeed. no munakeed. paneme need ära, proovime uuesti. nii, palun. okei, see on selline seade, 2 ühes võib öelda, see seisab köögis ja sellega saab nii soojat toitu teha kui ka küpset. mikrolaineahi.